kui me laeva pommitamisega eelmine kord lõpetasin, siis näitasin, et SLC kaustas võiks olla main kaust ja main kaustas oleks siis main Java fail. Mõtlesin natuke selle üle ja parem oleks panna ikkagi otse SLC kausta sisse. Ehk siis kui on projekt ja SLC kaust, siis on siin kohe main. Asi on selles, et kui programm käivitub, siis see käivitamise fail võiks olla võimalikult eespool. Oleks nagu loogiline. Nii. Kui ma lähen nüüd IntelliJ'sse, siis ma avan selle projekti omal. Import project, laevu pommitamine ja põhimõtteliselt tooksin enterit nii kaua kui saan ja projekt ongi avatud. Ja tähtis on see, et sa impordiksid projekti, mitte ei avaks uut. Mis on natukene imelik IntelliJ's on see, et kui ma peaksin näiteks kloonima mõne projekti alla ja siis tahan seda avada, olles juba mõne projekti sees, siis ma peaksin minema file, new, project from existing source. See on õige asi, mida kasutada, et olemas oleva projekti avada. Openiga seda teha ei saa, sest et võib-olla kui on IntelliJ failid seal juba olemas, siis saab. Aga ütleme nii, et üldiselt ei soovita, et tihti peale projekti lähe käima siis. Et kindel olla, et kõik õigesti on, siis vaata oma programmi struktuuri. Tähtis on see, et SLC kaust oleks sinine. Mõnikord, kui ta ei ole sinine, siis saab, ütleme, kõige lihtsam viis, kuidas ta sinileks saada, on ikkagi teha new ja project from existing source. See on kõige kindlam, mida teeb automaatselt igast asju ära. Aga käsitsi saab ka põhimõtteliselt teha. Parem kliki siia ja mark directory as. Mul pole praegu seda märget, kuna mul juba on õige, aga see sources root on sinise ikooniga. Ma praegu saan selle maha võtta, aga seda ma ei tee, pärast läheb katki midagi. Kui see sinine ei ole, siis ta lihtsalt ei tea, mida käivitada, kus on veel kompileerimata, kompileeritud failid või mis iganes muu kama. Ja nüüd, kui ma teen selle faili lahti, võitan nüüd Ctrl-Shift-10, F10, siis ta nüüd pildib seda ja tõepoolest ta peaks töötama. Nii, tuli kõik välja, töötab. Lähme siit projektiga edasi. Ülesannetes on kirjas, et me peaksime tegema oma projektist konsoolipõhise programmi. Ja videotes on näidatud, kuidas kasutajad saada inputi, kuidas välja printida asju ja kuidas siis muutujaid kasutada, et nende põhimõtetega peaks saama selle asja tehtud. Ma teen siis laeva pommitamisest konsoolipõhise mängu, mis on asetud griidi peal, aga ma teen sellest kõige lihtsama variandi, mida ma üldse suudan välja mõelda. Ma päris ühedimensioonilist lauda ei tee, ma teen kahedimensioonilise, aga ma teen niimoodi, et arvuti ise genereerib mulle nupud, et ma ei saa neid asetada, aga ma saan pommitada. Ja teiseks, laevad on ainult ühekohalised, et ma ei hakka seda 5, 4, 3 suurust laevasid tegema. Ma lihtsalt genereerin laua, kus on ühekohalised laevad ja ma saan neid pommitada. Kasutaksin intide maatriksit. Kui me enne õpetuses õppisime näiteks massiive, et intide massiiv saab võrduda näiteks mingi selline loend, mingi suvaline numbrite loend, siis intide maatriks on tegelikult lihtsalt massiivi sees. Ja see tähendab, et ma saan ühe massiivi sisse panna teisi massiive. Teen praegu sellise näite. Ja siia saab mingid numbrid panna. Ja siia. Ja siia. Praegu on lihtsalt näide, eks ole. Ja mis selle eesmärk on siis see, et kui ma need massiivid üksteise alla panen, siis näete, et ma saangi 2D mängu laua sellisel kujul. Sellepärast ma siis seda kasutan. Nii. Ma loon siis maatriksi, mille nimi on laud. Ja ma ütlen talle, et sa oled uus intide maatriks, sealjuures ma pean talle ära ütlema, kui suur laud on. Ma ütlen talle, et ta on näiteks 9 × 9. Ja ma lepin lihtsalt endaga kokku, et kui ma täidan laua ära numbritega, siis mida need numbrid tähendavad. Ma ütlen, et 0
on meri, ehk siis see pole mitte midagi. 1 on laev ja 2 on pihta saanud laev. Et lauda genereerida, looma 2 tsüklit, mis on üksteise sees. Kuna mul on maatriks on sisuliselt massiivi sees, siis selleks, et ma saaksin igat ühte punkti individuaalselt määrata, ma pean tegema 2 tsüklit üksteise sees. Nii, alustan siis while tsükliga. Ma ütlen, et ütleme count 1 võrdub 0 ja count 2 võrdub ka 0. Ehk siis kuna mul on 2 tsüklit, siis ma pean 2 korda defineerima seda. Nii, while count 1 on väiksem kui 9. Ja siia sisse panen veel while count 2 on väiksem kui 9. Ma jätsin siin tühiku, ei olla. Nii. Ja samamoodi nagu kui muidu ma ütleksin laud positsioonil 0, nüüd ma ütlen laud positsioonil count 1. Ja siia otsa ma topin kohe count 2. See tähendab seda, et ma saan nüüd ühe individuaalse punkti selle laual kätte. Võrdub. Teeme esiteks testi, ma panen siin number 3. 3 ei tähenda midagi, aga ma lihtsalt testin, kas see asi mul üldse töötab. Nii. Ja iga kord, kui see siin tsüklis on ära käinud, siis on count 2++, ehk siis, et number tõuseb 1 võrra. Ja count 1++ on väljaspool, ehk siis selle esimese tsükli sees. Nii. Kui ma nüüd prindin välja selle maatriksi, siis ma näen tulemust. Nii, laud Ctrl+Shift+F10 ja vaata, mis tulemus tuleb. Mingisugune mägra tuli siit välja. Mitte midagi ei saa aru, mis asi see on tüüke. Ja mis tegelikult juhtus ongi see, et print käsk ei oska tegelikult maatriksit üldse välja printidagi. Aga seda me juba teame, sest et ega ühe tavalist massiivide ka ju ei oska. Kasutame ju selleks arrays to string meetodit ja panen siia sisse laua. Nii, aga tegelikult sellest ei piisa, sest kuna mul on massiivi sees, näete, ma nüüd näen oma 9 massiivi siin, aga tegelikult on kogu see krempel ka ühe massiivi sees, eks ma peaksin seda käsku justkui 2 korda kasutama. Tegelikult on selline käsk ka olemas nagu deep to string, mis tähendabki, et ta läheb süvitsi. Ta teeb seda käsku nagu teiste peal ka ja ma näen ka oma lauda siin. Ainuke jama on see, et kuna see käsk ei tea, et ma tahan üksteise alla saada neid massiive, et oleks nagu ruudustik reaalselt, siis ma seda kasutada ei saa. Ma teen siis selle jaoks täiesti uue tsükli, ma ütlen count 3 võrdub. Ma unustasin panna siia inti ette. Võrdub 0. Ja ütlen jälle, et while count 3 on väiksem kui 9. Siis sout, no ma uuesti kirjutama, ma parem copy pastin selle siia. Aga ma ei kasuta mitte siis deep to stringi, vaid lihtsalt to string meetodit. Panen käima. Ja näen, et ma tegin valesti, panen siia punasest ruudukesest kinni. Asi nüüd selles, et kuna ma count 3 ei suurendanud, siis count 3 jäi igavesti 0-iks ja 0 on alati väiksem kui 9 ja siis see programmi mul igavesti käima. Count 3 ++ käima. Nii, tegi ilusasti ära, ainult et mul on ikkagi valed väärtused siin. Ma unustasin ju siia panna, ma pean nüüd küsima toolt välja count 3. Nimelt, ma praegu printisin välja tervet lauda iga kord, aga tegelikult ma tahan ju rida haaval. Ma küsin siis rea välja. Ja lõpuks saime tulemuse. Ma näen, et need tsüklid mul siin toimisid ainult esimesel real. Mingil põhjusel. Selleks, et välja nuputada, milles probleem on, oleks vist väga, või mul tundub vähemalt on lihtne, kui ma hakkan printima siin välja neid numbreid. See asi on siin count 1
ja mis asi on ka count2. Ma ei niimoodi saa panna seda, ma pean liitma nad kokku siis mingil kujul. Näiteks sellised. Ma nägin, et see, mis ei muutu, on siis count1. Ütlesin, ma näen, et ta käib 9 korda sellel real. Kuigi tegelikult ta peaks tulema 9 korda seda tsüklit tegema. Ja siis, kui ta siit tsüklist välja läheb, käivitab ta uuesti kohe tsükli 9 korda. Ehk siis tegelikult 9 korda 9 korda peaks ta siia jõudma. Ehk siis millest täpselt asi on. Ma huvi pärast kirjutan ka print siia lihtsalt sõnaga tere. Lihtsalt näha, kas mu teooria on tõesti peab paika. Nüüd tuleb välja, et tegelikult tere tuleb ka 9 korda, ehk siis ta käivitab tõesti mõlemad tsüklit 9 korda, aga ainult esimesel suure tsükli korral läheb ta siia sisse ja nüüd mul juba taipasin, et viga on selles, et ma pean count2 siin ära nullima vahepeal. Nii. Sest muidu, kui see tsükkel on 1 korra läbi käinud, count2 on juba 9, siis järgmine kord, kui ta alustab, on ikka count2 9. Ma pean tõesti ära nullima. Nii pean käima. Ja näen, et nüüd on need read palju pikemad. Ja tõepoolest ma sain kõik nad kätte. Kustutan selle prindi siit ära. Ctrl Y on selle shortcut. Ja mitte ma ei taha, et siin 3 oleks, vaid ma tahan, et siin oleks kas 0 või 1. Selleks ma kasutan siis käsku math.random ja korrutan ta näiteks, ma tead, mis ma panen talle ette math round meetodi. Nii. Ja ma pean ta veel castima intiks. Castimine tähendab seda, et kuna see round tagastab mulle komakohaga mingisuguse arvu siiski, siis ma pean talle ütlema, et jah, ma olen nõus, et sa raiud selle komakoha lihtsalt maha ja tuleb välja int. Kusjuures sel juhul, kuna ma niikuinii pean seda castimist kasutama, siis ma võin isegi selle ära võtta lihtsalt näiteks korrutada 2-ga. Aga sel juhul ma võiksin panna siia ümber sulud. Nii, korrutab ära, raiub koma maha. Ja miks ma just täpselt nii teen, võite vaadata täpsemalt i200-st. Tööriistad, Java API, Math ja Random. Ja siin on kirjas, et Math Random genereerib 0-st 1-ni, peaaegu 1-ni. Ta tegelikult tuleb välja, et number 1 ta kunagi ei saavutagi. Kõige suurem number, mis ta üldse saab teha, on 0,999 lõpmatus 9. Ja siin on need näited ka, kuidas siis seda saab manipuleerida. Antud juhul peaks juhtuma niimoodi, et pooltel kordadest on ta 0 ja pooltel kordadest on ta 1. Panen käima. Ja tuligi mingisugune suvaline laevastik siia, eks ole. Ma teen hoopis niimoodi, et ma ei korrutan 2-ga, vaid korrutan 1,5-ga. Et laevased vähem oleks. Number 1 on laev ja ma arvan, et praegu isegi liiga palju. Siis ma panen siin näiteks 3. No okei, las ta olla. Okei, mul on isegi laud juba olemas. Nüüd ainult käsi, mis mul edasi vaja teha on siis pommitamine. Pommitamine koosneb 2 osast. Esiteks ma pean küsima kasutajalt, kuhu sa tahad pommi lasta. Ja teine tegevus on siis proovida, kas kasutaja sai pihta või läks mööda. Jällegi i200 räägib täpselt ära, kuidas kasutada skännerit. Skänner siis aitab mul kasutajalt inputi võtta. Nimelt esimese asjana ma pean tegema uue skänner objekti. Nii, teen selle siia vahele. Ja kui ma selle siia panen, siis ta tahab, et ma selle impordiks, ta ei tea, mis skännerit ma kasutada tahan. Ma ütlen alt enterit ja ütlen import class. Ja mul on siin valida mingeid asju, aga 2 reeglit on importida. Esiteks, vali kõige lihtsam. Antud juhul on mul siin mingid Nashornid ja Java, ma ei tea, mis cup internal runtime, eks ole. Kõige lihtsam Java util, see on õige asi. Ja teine reegel on see, et kui me Java FX-iga hakkame tegelema, siis Java FX-is on niimoodi, et kui sa kasutad näiteks rectangle, eks ole, on just kujund.
siis selle pead ka impordima. Ja kui seda impordid, siis kindlasti vali JavaFX-i moodul, mitte mingi Swingi või mingi muu asja. Ja kui ma selle impordi ära teen, ma näen, siia üles tuli siis uus asi. Java Scanner. Kusjuures reis on automaatselt tulnud vahepeal. Siis et me reisi kasutasime siin printimises, eks ole. Nii. Mida see käsk täpselt siis teeb? Esiteks, selle muutuja tüüp on skänner, sellepärast, et ma teengi uue skänneri. Skänner on see objekt, mida ma saan kasutada. Ütle nii, et lõppkokkuvõttes see on natuke raske seletada, et ta suunab siis andmed, mis tulevad süsteeminnist mugavalt skännerobjektid, meil oleks endal seda mugav kasutada. Mis täpselt tagamaal toimub, me praegu vähemalt ei pea siis teadma või selle aine raames me nii detailseks ei lähe. Nii, järgmine käsk on, peaksime siis kasutajale ütlema, et kuhu tahad pommitada. Ja formaadiks ütleme talle ette, et X, Y. Paneme siin kriipsuga vahele. Selle ma ütlengi talle, et sisesta vorminduses X, Y. Sa võid teha, kuidas tahad, aga ma praegu teen lihtsalt niimoodi. Ja siis ma näen, kuidas ma selle koordinaadi kätte saan. Ma vist teen natuke keeruliseks praegu, kas see on tõsi. Ma siiski teen niimoodi edasi. Ma ütlen koordinaadid. Tegelikult ma ütlen parem input, sest et siis mul on selge, mis see täpselt on. See on string antud juhul. Ja kui kasutaja sisestab nüüd X kriips Y, ehk siis ma ei tea näiteks 1 kriips 2, siis ma pean need kaks numbrit üksteisest eraldama. Ja ma ütlen siis, et intide massiiv XY võrdub. Nüüd mul läks meelest ära, mis see stringide käsk oli, kuidas ma saan lahku lüüa neid. Ja ma lähen siis Java API-sse, vaatan, kus kohas on muutujad. Väärtus string. Nii, equals, parse int, contains, upper, lowercase, split on see, mis ma tahan. Ehk siis ma ütlen, et input.split ja ma panen siia jutumärkide vahele selle kriipsu, sest siis ta teab, et selle kriipsu järgi peab ta poolitama nüüd selle stringi. Tuli väike error. Tuleb välja, et ma saan asjast valesti aru, nimelt mul ei tule siin intide massiiv, mul tuleb stringide massiiv. No, las ta siis olla. Ja edasi ma peaksin siis küsima, kas laual need väärtused, teate, mis ma teen? Ma teen esiteks int X võrdub ja kui mul on nüüd jälle meelest ära läinud, kuidas ma saan stringist indi, okei, ma võin näiteks proovida, kas näiteks see töötab. XY positsioonil 0. Ei tööta. Ta ütleb, et ühesõnaga casting siin kohal ei toimi. I200 mul seda infot praegu ei olegi, aga on siuke klass olemas nagu integer ja tal on parse int ja siia sisse ma saan panna stringi. Eks ma panen XY positsioonil 0, sest et see on X ja ma duplikeerin selle rea ja ütlen, et Y-ga teeb täpselt samamoodi, aga Y on positsioonil 1. Ja idee poolest ma peaksin nüüd saama siis X-i kätte, ma teen prindi, ütlen print X ja ütlen ka print Y, panen programmi käima ja vaatan, kas kogu see gamma jäänud lõpuks toimib ka. Kuhu tahab pommitada, ma ütlen 2 kriips 3 ja ta printis mulle välja 2 ja 3. Väga hea, töötab. Nii tegi mulle enam vaja pole. Tõesti soovitan alati kontrollida prindiga, et kas sul see, mis sa oodad, et programm teeks, kas ta päriselt ka seda teeb. Nii, järgmiseks ma peaksin siis kontrollima laua käest, et kas see, kuhu kasutaja sihib, kas seal on live või ei ole. Nii, int tabamus, ehk siis millele ta pihta sai, võrdub laud positsioonil X, positsioonil Y. Nii, panen mängu käima. Oi,
kusjuures tegelikult enne, kui ma seal käima panen, peaksin ma kirjutama siia mingi tingimuse ka, et ma saaks üldse teada. No, ma ei prindi seda välja, ma ei tee mitte midagi. Ma kirjutan siis sout tabamus, et teada saada, kas see asi üldse töötab. Nii, 3,4 ja vastus tuli 0. Kas kolmandal kohal, 2, teate, mis teeks või? Tõstame kogu selle loogika, selle skänneri asja hoopis pärast printimist. Sest siis ma saan kindel olla, mida ma teen. Ma toon näite, ma panen selle programmi käima. Mul prinditakse esiteks laud välja. Ma saan siis mingi koha valida, näiteks 0, 1, 2. Ehk siis positsioonil 2, 0. X on 2, Y on 0. Peaks olema laev. 2,0. Aga ei olnudki. See on sellepärast, et ma olen ajanud sassi X ja Y praegu. Tegelikult ta võttis siis selle väärtuse siit. Ja ma peaksin nüüd selle kuidagi siis ümber keerama. Ma põhimõtteliselt võin, kuna arvuti võttis vale koha pealt, siis võib-olla ma pööran nad siin ümber. Tabamuse võtab teistpidi. Proovin uuesti. Võtaks näiteks 0, 1, 2, 3. 3,0. 3,0, enter. Ja tuli 1. Sain selle õige asja kätte. Väga hea. Aga nüüd ma tahan siis, et kui on tabamus, siis laua seis reaalselt muutuks. Nii. If tabamus võrdub 1, siis laud positsioonil Y positsioonil X võrdub 2. Sest mäletad, 2 oli see, et laev on pihta saanud. Nii. Else if. Kui tabamus võrdub, no ütleme, meri 0, eks ole, siis me lihtsalt ütleme kasutajale, et mööda. Ja viimane juhus, else if tabamus võrdub 2, siis ma saan öelda, et sout, siia sa juba lasid. Põhimõtteliselt ma võin panna siia ka else, aga idee poolest ei tohiks me siia kunagi sattuda. Seega ma panen siia, ütleme päriselt programmides paneksin ma siia mingisuguse errori reaalselt ja programm siis teatab sulle suure punaselt, kuule midagi on täiesti valesti. Ma kirjutan siia lihtsalt error, kuidas sa üldse siia said. Nii. Proovime siis mängu. Pommitaks näiteks selle tüübi siin praegu maha, jah? 0, 1, 2, 3, 4, kriips 0. 4, kriips 0. Ta ei ole mitte midagi. Ma unustasin ära, et ma võiksin siia ka panna mingisuguse teate pihtas. Aga kui te panite tähele, siis ma saan seda mängu mängida ainult ühe korra. Jälle tüütu, eks ole. Sellepärast ma kirjutan siis kogu see gamma jaa, mis on mängu loogika, ehk siis, et üks käik, eks ole, kuulub siia sisse praegu. Kusjuures välja arvatud see skänner, sest et mul ei ole vaja iga kord uuesti luua seda. Seega kogu selle kompoti ma kirjutan nüüd while tsükli sisse. Ja while'i tingimuseks, et kaua sa käid, ma ütlen true. Ta käib igavesti. Nüüd see on üliohtlik asi, mida teha. Kindlasti nõustage siis doktoriga enne, kui seda teete, et teil arvutiga midagi juhtuks. Aga kui ma teen nalja tegelikult lihtsalt tea, et sa millalgi pead selle tsükli ära lõpetama ka. Ja tsükli lõpetamiseks kasuta käsku break. Näiteks ma tegin praegu nii, et kui see error peaks tulema, siis on mäng läbi. Nii, ja ma panen siia lõppu ka veel sout. Mäng on läbi. Vot selline. Panen aga jälle käima. Ennast huvitav, kus töötada, ega ma väga läbi ei ole mõelnud seda. Nii. Võtan jälle 0, 1, 2, 3. 3 kriips 0. Sain pihta. Saan uuesti pommitada. Üli äge. Pommitan siis 0, 1.
kriips, see on siis 0, 1, 2, ehk siis 1 kriips 2, 1 kriips 2, enter, pihtas. Kui ma hakkan nüüd siin suvaliselt pommitama nagu päris mängus, eks ole, siis mul läheb päris palju mööda. Lägib väga palju mööda. Oi, ja mis juhtus? R ütleb, et array index out of bounds exception 9. Põhimõtteliselt ütleb mulle, et ma küsisin praegu liiga suurt numbrit. 9. positsiooni ei ole massiivis olemas. Eks ole, kuna massiivide positsioone alustatakse 0-st, siis on 0 kuni 8 positsiooni numbrid on ja kokku on 9 positsiooni. Ühesõnaga, et seda parandada, ma peaksin siis, kõige loogilisem on tegelikult kasutajale alustada 1-st, eks, et ma ei taha 0-st alustada, see pole loogiline talle. Seega, kus iganes on nüüd see numbrite määramine, ma panen mõlemale siia +1 otsa. 0-d saavad 9, 8 saavad 9 ja nii on siis palju loogilisem. Proovin siis kohe kõige ekstreemsema variandi järgi, kas ma saan 9 kriips 9 sisestada. Kusjuures ei saa. Tahtis 10 praegu. Ehk siis ma tegin täpselt vastupidi, kui oleks pidanud. See on miinus. See on miinus. Nii, nüüd ma saan 9 kriips 9 panna küll. Ja 1 kriips 1 peaks ka töötama, aga 0 miinus 0 enam ei tööta, sest et see on nüüd liiga väike. See läheb nüüd array'st välja teisele poole miinusesse. Nii, aga niimoodi sobib. Sellised vahepalana ma peaksin tegema natukene lihtsamaks oma koodi. Nimelt, tegelikult need while tsüklid siin on hästi ebapraktilised. Ma kirjutan selle for tsükli peale ümber. See teeb täpselt samat asja, ta lihtsalt on kirjutusstiil natuke teistsugune. Selle tsükli nimi on for ja tal käib samamoodi sulgude vahele tingimused ja samamoodi käib loogilist sulgude vahel siis tegevus. Ja ma kopin siis asjad siia ümber. Ma kirjutan selle teise for tsükli ka kohe siia ära, et siis oleks võib natuke paremini aru saada, kuidas ma nüüd siit üle tulen. Esiteks, int count 0 läheb esimeseks parameetriks siia ja siia tuleb semikoolon kohe otsa. Teiseks tuleb see, mis muidu oli sulgude vahel. Ja kolmandaks, mis juhtub tsükli lõpus. Ehk siis ta koosneb 3 osast ja ta on eraldatud semikoolonitega. Ja ta teeb täpselt samat asja, aga lihtsalt ühe reaga. Ehk siis ma ei pea enam seda pluss-plussi kuskile kaugemale toppima ja see on ülimugav. Kusjuures tegelikult tava on programmeerimises, et me kirjutame mingi sõnu välja. Kui ma kirjutan siia i, siis me kõik saame aru, mis see tähendab. Kui ma nüüd teen nüüd need teise tsükli ka siia ümber, siis ma kirjutan siia, mitte ma kirjutan count 2, vaid kirjutan joti võrdub 0. Jott on väiksem kui 9 ja jott pluss. Ja ma kirjutasin selle count 2 loogika siia ümber. Ma tõstan nüüd selle tegevuse ka siia sisse. Ja kõik see sama asi sai praegu poole lühemaks. Päris mugav. Ma pean need ka siin ära muutma. See on siis nüüd i ja see on jott. Ja mis see i täpselt tähendab? I on siis lühend sõnale kas increment või index. Erilist pole. Tava on siis selline, et kasutame i-d, see on peaaegu igas keeles niimoodi. Mõnikord joti asemel pannakse 2 i-d, ma ise helistan jotti. Ja ma teen selle sama asja siis temaga ka ära, lihtsalt teistkordneks, kuidas ma teen seda. Kusjuures tegelikult, kui ma võtan for i ja võtan enterit, siis ta kirjutab selle minu eest ära. Võtan veel enterit, ma saan praegu seda nimetussi muuta, aga mul seda vaja pole. Võtan i, enter ja ma saan panna, et kaua ta kestab, 9 piisab ja ma saan siia sisse selle tingimuse panna. Nii, kustutan need ära ja see oli meie printimise funktsioon siis. Nii, kusjuures ma kasutan i-d uuesti. See on see huvitav asi, et mõlemas tsüklis on praegu i, aga ma saan seda uuesti kasutada, kuna niikuinii siin üleval ma seda rohkem vaja pole. Tähtis on see, et ma määraks ta uuesti 0-ks.
Nii, vaatame, kas mäng töötab veel positsioonil 1, 2, 3 ja 1. Ehk siis 3-1 peaks olema nupp, piitas, töötab. Väga. Panen ta praegu kinni. Teine asi, mis tahaks teha, on see, et ma prindin selle mängu alguses välja ja ma tahaks ta printida ka pärast. Ehk siis ma copy-paste'in siia tsükli sisse, mängu tsükli sisse. Ehk siis, et iga kord, kui ma liigutuse teen, ma näen ka tulemust kohe. Nii, 1-1 on live, sain pihta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-1 sain pihta, ehk siis ta iga kord prindib mulle selle laua, see on ülihea. Aga probleem on selles, et ma kirjutan seda tsüklit 2 korda, see ei ole üldse efektiivne. Parem ma kirjutan selle jaoks meetoodi. Nagu te äkki aru saite, siis see main on tema nimi, eks ole, aga see main meetod on lihtsalt üks meetod, kust tema main meetodi eripära on see, et programm algab sealt, aga me võime need meetodid juurde kirjutada. Näiteks ma lähen selle lõppu. Ma praegu voldin selle siit kokku, eks ole, ta lõpeb siin ära. Siis ma kirjutan nüüd uue meetoodi. Ma panen tema ka public static. Ja siia ma nüüd kirjutan samuti void ja prindi laud. Tema nimeks ja ta vastu võtab laud massiivi. Kirjutan selle valet pidi praegu nimelt int massiiv nimega laud. Nii, mida see siin kõik nüüd tähendab? Mis asja? Ma ilgelt palju sõnu kirjutasin, aga mis asi need kõik on? Mis see public static on? Me õpime natuke hiljem, aga sisuliselt public tähendab, et see meetod on kättesaadav ka teistest failidest. Static tähendab, et ta on kättesaadav nagu nii-öelda lihtsal moel, et ma ei pea uut objekti kutsuma. See kõlab loogiliselt alles hiljem. Ja void tähendab põhimõtteliselt tühjust. Ongi inglise keelest on void ja tühjus. Ja miks ta siin on sellepärast, et see meetod ei tagasta praegu mitte midagi. See saab ka selgemaks natuke hiljem. Aga mis on veel tähtsam, on see, et tema nimi on prindi laud. Ma ise kirjutan selle nimi enne, kui tahan. Ja ta vastu võtab laua, mis on tüüpi into the matrix. Nimelt, põhimõtteliselt ma ütlen talle, mis muutuja nime sisse see tulev väärtus on. See saab jällegi kohe saab loogilisemaks, aga praegusel juhul lihtsalt liigutaks selle for tsükli, mis prindib meil lauda siia sisse. Niimoodi. Jah. Ja kuidas ma nüüd seda meetodit kasutan, on see, et siin, kus ma tahan lauda printida, ma ütlengi prindi laud. Ja siis sulgude vahele ma panen selle laua muutuja. Ja selle võlu on see, et ma saan seda kus iganes kasutada nii palju, kui ma tahan. Näiteks ma asendan selle tsükli siin samuti ära. Mul on kahes kohas ainult üks lause, aga mis nad mõlemad teevad, on see, et nad käivitavad selle meetoodi. Ja mõlemal juhul nad annavad kaasa siis laua muutuja, mis jõuab siia ja saab kasutada siin meetodi sees. Ehk siis, kui ma niimoodi piltlikult ütlen, siis see meetod käivitab tema ja täpselt samamoodi see meetodi välja kutsumine siis käivitab ka selle sama. Nimi on siis see, mis määrab, mida kutsutakse välja. Ja kui ma annan talle kaasa laua, siis see jõuab siis siia muutujasse. Nii, mis on siin oluline mõista veel on see, et ma võin ta mingi muu nimega ka panna. Näiteks, ma ei tea, prinditav laud, ükskõik. Aga tähtis on see, et ma siis nagu siin meetodi sees kasutaksin õigeid nimetusi. Ja mis see nagu täpselt tähendab, on see, et võtame selle alumise laua siin näiteks. Kui see laud on parasjagu siis see maatriks minu laud, ma ei tea, mis siin on 1 ja 2, 0, siis mitte see muutuja ise ei lähe siia sisse, vaid hoopis see meetod ütleb, et kuule, et mul on see massiiv, eks ole, saada see massiiv nüüd siia.
ja need andmed jõuavad siia, ehk siis need nimetused ei pea klappima. See on see, mis ma tahan kokkuvõttes öelda. Aga jällegi see on teema, mis saab selgemaks kasutamise läbi. Ja kui on küsimusi, kindlasti küsi, teeme selle teema kohta rohkem videosid. Ma tean, et see on üks kõik keerulisemad kohti üldse, et mis asi on see meetod ja kuidas seda kasutada. Aga väga tore, meil on ju praktiliselt töötav. Peaks isegi vist käima ka panema, kas see uus meetod ikkagi töötab. Näiteks 2.2 peaks olema live. Ja sain pihta, 1.1 peaks olema live, sain pihta, kõik töötab väga hästi. 2.1 peaks ka saama, just töötab väga hea. Viimane probleem on see, et päris mängus ma ju ei näe vastase laevasid, eks ole, päris nii see ei käi. Et siis ma peaksin nagu eraldama mängu algseisu, ehk siis kus laevad on, ja lõppseisu, ehk siis kus ma pihta olen saanud. Ja ideaalis ma tegelikult määraksin ka ära, et kuhu ma juba lasknud olen ja kuhu veel ei ole. Nii, seega. See muutuja nimega laud. Ma nimetan ta ümber. Ma otsin üles on refactor ja rename. Selle tööriista tegevus on see, et ma nimetan ümber kõik lauad, mis siin seotud on sellega. Ehk siis laua algseis, enter. Ja nagu nägid, siis see laua algseis nimi tuli igal pool esile. Nimelt enam pole mul ühtegi lauda, ainult laua algseis. Ja mis ma teha tahan, on see, et ma loon nüüd duplikaadi ja ütlen, et laua praegune seis. Okei, see on natuke pikk nimi. Seis, lihtsalt laua seis. Ehk siis praegune seis. Ja mis ma tahan, et see oleks, kui ma siia mingisuguseid numbreid ise sisse ei pane, on kõik by default nullid ja see sobib mulle väga hästi. Ja nüüd asi, mis ma teha tahaks, on see, et mängu alguses ma prindin välja laua seis ja iga käigu peale on ka laua seis. Nii suur tähega siin natuke pole. Ehk siis ta nüüd prindib mulle välja seda tühja lauda iga kord, mul lauda siin 2. Ja iga kord, kui ma pommitan, näiteks saab pihta, siis on ka laua seis see, mis saab pihta. Ma teen siukse pulli ka, et kui mööda läheb, siis ma panen siia 3. Okei, ma ei teagi, kas nüüd on loogiline, panen igatahes käima. Ja vaatan, et laud on mul nullidega kaetud. Hakkan proovima 1.1. Läks mööda ja ma näen, et tuli 3 siia, kuna 3 on mööda. 1.2, 1.3, 1.4. Kusjuures on viimased 2 läksid pihta, mul on siin 2. Väga hea. Ja kui sa veel täiesti väsinud ei ole nendest tsüklitest ja pommitamisest ja värkidest, siis ma teen ühe viimase asja veel nimelt. Ma tahaks, et mängiga läbi ka saaks. Probleem on selles, et miks see nagu keeruline küsimus on sellepärast, et ma pean ju kuidagi teada saama, kas laual on veel elavaid laevasid. Eks ole. Kusjuures ma tegin selle ülesande omal keerulisemaks. Enne ma vähemasti teadsin, kui laev oli pihta saanud. Seega ma panen ühe asja siit tagasi. Nimelt, kui laev on pihta saanud, siis laua algseis muutub ka 2. Kohe selgitan, miks see mulle elu lihtsamaks teeb. Nüüd on see nimi, eks natuke vale, ta ei ole algseis, ma lihtsalt muudan teda, ehk siis peaks olema laua mingisugune, ma ei tea. Loodan, et saite mõttest aru, mul isegi tuleb praegu paremat nime. Nii, ja iga kord, kui mängu üks tsükkel käib, üks nii-öelda tikk läheb mööda, ma tahan kontrollida, kas äkki on mäng läbi. Seega ma kirjutan siia mäng, ütleme, kas on mäng läbi ja täpitehti ma muidugi ei kasuta. Ja mis ma tegin siia, ma kirjutasin uue meetodi, seda meetodi pole veel olemas, ta on punane. Ja ta töötab täpselt samamoodi nagu see prindilaud siin, kusjuures ma annan talle isegi ette laua algseis. Ma tahan kontrollida, kas laua algseisu tabelis on veel number 1 alles või ei ole. Kirjutan selle meetodi ka. IntelliJ aitab enne veits välja, ma vajutan siin Alt-Enterit ja ta ütleb mulle, et create method. Ja tõepoolest ma ütlen Enterit
ja ta kirjutas mulle kõik need muutuja nimed ja asjad ära, tegi mulle uue meetodi, mille sisu ma saan nüüd täita. Nii. Mis ma siin teen? Ma teen siia 2 for tsüklit. Esimene on nii. Tema pikkus jällegi võib olla 9, palun väga. Ja teine on for i. Pani jotti on ka pikkus 9. Ja mis ma siin teen nüüd? Põhimõtteliselt mäng on läbi siis, kui mitte ühtegi number 1 alles ei ole, eks ole. Seega ma nüüd kontrollingi. If laua, tead, kirjutan selle laud, ma muudan selle nime ära, natuke lihtsam aru saada, mis toimub. Kui laual positsioonil Y, J, positsioonil I, tegelikult pole vahet, kumma pidi ma selle I J-i praegu panen. Ai, ma lõpetan seda ära ju. Kui sellel positsioonil on numbriks siis 1, siis ma vastan, et return false. Nii, see nüüd ei tööta, sest meetodi, nagu ma enne ütlesin, siis see Java nüüd oletab, et see meetod ei tagasta mitte midagi, aga tegelikult nüüd tagastab booleani. Nii, mis täpselt tähendab? Ta käib 2 tsükliga kõik need positsioonid läbi terve laua peal ja kui on kuskil laev, siis ma vastan false. Ehk siis küsimus, kas mäng on läbi, tulemuseks on false. Aga millal siis true tuleb, eks ole? True tuleb siis, kui mitte kunagi, ta käib terve laua läbi, mitte ühtegi ühte ei ole. Ja lõpuks siis ma saan öelda return true. Kas ma panin selle nüüd tagurpidi või? Ei vist ikka mitte, kui laual on number 1, ehk siis laev, siis mäng ei ole veel läbi, ma vastan false. Nii. Returni omadus on nüüd see, et nii kui ma seda välja kutsun, nii kui ma seda käsku annan, siis programm katkestab siin oma tegevuse. Sellepärast ma saan öelda lõpus return true, sest ta jõuab siia ainult juhul, kui ta mitte kordagi seda return false ei näe. Ehk siis kui see if siin tõeliseks mitte kunagi ei saa, ehk siis ühtegi laeva ei ole, siis ta lõpuks lõpetab omadega siin, selle rea peal. Ja vastuseks on true. Ja mis see return true siis täpselt teeb, on see, et kogu selle meetodi tulemuseks saab siis see vastus, ehk siis siin, kus ma ta välja kutsun, ma saan öelda nüüd boolean läbi võrdub see meetod. See tähendab seda, et enne kui arvuti oma mõttega siia jõuab, siis esiteks ta käivitab selle meetodi, saab selle vastuse, on ta siis false või true, ja see false või true salvestub selle muutuja sisse. Ehk siis siin ma saan nüüd öelda, if läbi võrdub true, ma tegelikult seda võrdub true ei pea üldse kirjutama, aga lihtsalt selguse mõttes praegu, break. Ehk siis see, mis ma üritasin siin teha, seda pole vaja sinna, teen nüüd siin, ehk siis kui mäng on läbi, kui see meetod ütleb, et jah, mäng on läbi, siis jõuab programm siia ja tsükkel katkeb. Proovin selle asja järgi. Muidugi probleem on selles, et see laud on kohutavalt suur. Testimise mõttes ma teeks ta väiksemaks. See on väga halb viis seda teha. Tea, mis teeme hoopis? Ma teen selle hästi väikseks ja mängu alguses ma prindin. Ma praegu muutsin, et oleks veel vähem laevasid. Ja mängu alguses ma prindin välja laua algseisud, mis ma näen. Natuke sohkisin praegu. Panin programmi käima ja näen, et oih, need on üksteise otsas. Ma panen siia vahele ühe tavalise print-LN-i tühjalt. Siis ta teeb lihtsalt uue rea ja ma näen, et laevad on siin. Okei, ma tean, ma teen praegusel juhul mingil põhjusel on palju laevasi endis, et kui ma panen selle ühe peale, siis ju ei tule ühtegi, onju. Okei. Seda pean panema 0, õigemi 1,01, vaatan palju nüüd on. Praegu ma tahan, et oleks hästi vähe laevasid. Mitte ühtegi tulnud. Paneme siia 5. 4 laeva, aga mul läheb nii kaua aega lugemisega, et ma käivitan selle uuesti väiksema numbriga. Ja ei tulnud mitte ühtegi. Panen uuesti 3-ga. Okei, fine, 3 laeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kriips 1. Mööda. Midagi tegin valesti, jah. Kusjuures ta mingil põhjusel pommitas nagu 0 rida. Muidugi ma ise, siis on ju 6-2 pihtas. Nii, järgmine laev on siis 1-3. 1 kriips 3 pihtas. Ma praegu scrollin üles alla veits segana võib pildi pealt tunduda. Ja siis on 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 kriips 7. Ongi nii, sai pihta, kõik laevad on põhjas ja mäng sai läbi. Ma kommenteerin selle koodi ära ja pushin Gitti. Lõikasin välja, kuidas ma seda siin kommenteerisin, võttes päris palju aega. Viimaseks märkimiseks ütleks veel, et selle meetoodi, see nimetame siis parameetrit, peaks olema mingi nimi, ja tagastise, seda võib mõelda kui sisendi väljund. Nii nagu ma rääkisin alguses, et programmidel üldse keskenduvad nagu sisendile ja väljundile, nagu näiteks siis klaviatuur on sisend ja ekraan on väljund, siis meetod töötab täpselt samamoodi. Sisendiks on siis need, mis sulgude vahel on alati, ja väljundiks on, mis iganes servatsiooniga tagastad. Nii, aga programm on siis valmis. Ma salvestan selle Gitti ja laen üles. Teen selle tee koos ära siis jällegi lihtsalt, et näha, kuidas see siis täpsemalt käib. Nii, esiteks CD ehk siis change directory, ma lähen Java laevade pommitamise sisse. Mul on selline bash, mis mulle ütleb kohe, et jah, ma olen praegu Gitti kaustas, ma olen master branch'is, aga turvalisuse mõttes ma nii või naa alati ütlen Git status esiteks ja ma vaatan, mis siin toimub. Esiteks ma olen branch master, seda ma tegelikult juba tean, väga hea. Ta ütleb mulle, et minu seal pilves ei tohiks nagu midagi uut olla, aga pidage meeles, ma ei ole ka küsinud, ma ei ole ka uuendusi alla laadinud, ta ei pruugi veel teada, mis toimub. Nii. Ja mul on siin 2 sektsiooni. Esimene ütleb, et ma olen mingisugused muudatused teinud. Antud juhul siis ta arvab, et ma kustutasin ära selle main faili, aga tegelikult tõstsin ümber, aga tema seda veel ei tea. Soovitab mulle mõnesid käskusid siin. Ja teiseks ta ütleb mulle, mis failid on täiesti veel üle vaatamata, et ta üldse ei jälgigi mitte. Nii. Mis siin nüüd tuleb teha siis? Esiteks ma ütlen git add src. Seda nüüd sellepärast, et see main file on src, see liigutus, ma liigutasin faili, eks teise kohta on siin sees, seda muudatust ma tahan salvestada. Ühtlasi, mis iganes kood ma täna tegin, on seal main sees ja ma tahan seda salvestada, aga mis on siin punkti idea? See IML on ka mingisugune IntelliJ asi ja see auto on kompileeritud kood. Neid asju ma ei taha salvestada Gitti. Nii. Ma ütlen jälle git status ja vaatan, et tõepoolest mainiga ma siin tegelen, teised asjad jäid välja, väga hea, ma neid ei tahagi. Ma ütlen git commit kriips m ja jutumärkide vahele ütlen konsooli põhine lahendus. Siin vist on okei, kui on täpitähed, aga tegelikult me kirjutame kõik inglise keeles, ma lihtsalt praegu teile seletamise pärast kirjutan eesti keeles. Okei. Enter. Ütles mulle, mida ma kõikis muutunud olen. Küsin jälle git status. Ja tuleb välja, et need asjad jäidki maha, väga hea. Minu branch on masterist või origin masterist ühe commiti võrra ees. Seega ma ütlen git push. Ja ta laeb mul selle üles. Ja valmis. Kui nüüd tahad näha seda projekti, siis on jällegi GitHub, Krister V ja Java laeva. Okei, ma leian niimoodi üles, ma lähen oma lehele. Ja mis seal link nüüd täpsemalt ongi? Laev pommitamine. Okei, teie leiate selle natuke lihtsamini mu oma lehel. Väga hästi leia. Eks ma olen vaatan, et source kataloogis on main file ja tõepoolest kõik asjad on olemas, kaasa arvatud kommentaarid.